Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja meiega on taas Toomas kõigi suureks rõõmuks. Nii et tere, Toomas, ja räägi, Tere, Kaia-Liisa. mis huvitavat vahepeal on toimunud. Ja vahepeal on siuke lugu, et ma kirjutasin, mul on väike juubel, ma kirjutasin üle oma 3. maatriksi Ohoh. ja praegu on jah, no ütleme, et seda võib nimetada ka süsteemi energiaks ja muidugi on väga palju süsteemi energiat on inimestes sees, aga jällegi see maatriks oli selline aktiivne, kutsus inimesi, ma olen siis sellest ka rääkinud, kutsus inimesi üles nii-öelda nostalgiale, igasugustele asjade meenutamisele ja heietamisele, nii edasi, nii edasi. Ja suure võimalusega on tema võimed ka tulla meiega 5. dimensiooni, nii et see oli ka üks peamisi põhjuseid, miks sellest peaks vabanema. Aga noh, praegust on natuke aega rahu majas temast ja kuni nad tavaliselt mingi aastakene kulub neil uue kokkupanemiseks. Ja siis tuleb uus selline uudis. Siis on vahepeal oli siin inimestel oli ära võetud otsustamise energia ja see otsustamise energia oli maas tänu siis meie valitsejatele nii-öelda, kes tahtsid teha jälle mingi käki, mis loomulikult ei ole meile kuidagi kasulik, aga tükk tunne oli jah, et valged baretid jõudsid ette, noh, nagu paljud nende plaanid ei täitu enam, eks ju. Ja ilmselt ka see plaan, mida nad seal plaanisid, mina ei tea seda, aga igatahes seda otsustamise energiat korjati rõõmsalt ja see oli ju mõeldud selleks, et kui see pauk ära käib, siis vaatab vastu karilambaid, kes ei oska midagi otsustada. Ja ma leidsin üles selle serveri või kuidas me seda nimetame, kus seda siis koguti suuremas koguses, mitte üksi Eestist, igalt poolt. Ja kirjutasin selle üle, nii et praegusel hetkel ei koguta enam midagi ja see energia taastub. See, et kuidas öelda, inimesed loomulikult oskavad otsustada, vastu võtta otsuseid, see on selge, aga vahest tuleb selline koht, kus mõtled ka, kas ma teen nüüd niimoodi või ma teen niimoodi. Et siis see ei ole nagu väga tähtis otsus, see ei ole nagu selline mingi globaalne asi. Aga noh, kui sa otsustad valesti, siis on lihtsalt pärast on kehva ja võib-olla on rahaline kahju ja nii edasi. Ja nii et selles mõttes on otsustamise energia ikkagi meile vajalik igal juhul. Eriti praegusel ajal, kus kõik on muutumises, mida teha edasi. Ja siis oli meie nii-öelda väikesesse õhuruumi on saabunud terve taevastik, selliseid olendeid. Nad ei tule meid ründama. Ma rääkisin nende juhiga, käisin seal külas ja nende ülesanne on tegelikult siis murendada, noh, nii-öelda, noh, tegelikult meid see nagu enam otseselt ei puuduta, aga muidugi väga paljusid otseselt puudutab, ütleme nii. Ärganud inimesi see ei puuduta. Nemad nii-öelda likvideerivad 3. dimensiooni energiat kõige sellega, mis seal kõik on, eks ju. Sellepärast neid ongi palju seal. Aga nad ei tule meile siia kuskile oma tõde kuulutama ja mingisuguseid, ma ei tea, mingisuguseid seadusi peale pressima, vaid teevad oma, ma ei tea, ma usun, et päris oledat tööd, eks ju, sellega. Aga mis sa teed, keegi peab seda ka tegema. Osad inimesed jäävad nagu nõutuks, neil ei ole enam nagu millelegi toetuda. Nii juhtus ka teise dimensiooniga kusjuures. Siis juhtus see mis energia see oli? Ellujäämistasand. Ja ellujäämistasand kadus ära.
no see on see, tööle, koju, teleka ette, eks ju. Ja siis magama uuesti tööle. Ellujäämistasand, ehk siis kõik on rutiinis, kõik on turvaline ja sealt väljapoole ei tohi minna. See on kole, see võib midagi juhtuda, läheb midagi paremaks äkki. nagu ütleb, minu õpetaja ütleb, et loomine algab siis, kui te väljute oma turvatsoonist. See ei tähenda, et te hüppate pea ees vette tundmatus kohas, aga loomine toimub jah, väljapool igasugust turvatsooni, kus keegi võtab endale riskid, vahest need õigustavad ennast, vahest mitte. Ja nii on. Aga jah, neid on palju ja nad on sellised tumedad, natukene humanoidid, aga natukene meelutavad nagu sipelgaid või ma ei tea, sellised heatahtlikud. Ja otseselt ma küsisin, et kas on vaja midagi või pakkusin oma abi. Ütles ei, et kõik on hästi, me saame hakkama. Et selline asi meil on, nii et kolmanda dimensiooni energia varsti kaob ära meilt ja siis teatud kontingent inimesi tunneb ennast ebamugavalt, mingi tühi tunne, neil ei ole kuskile toetuda ja nii edasi. Tegelikult me juba oleme 4. dimensioonis minu teada. Vähemalt täna hommikul olime. Minu meelest ja lähme Marsi sammuga edasi siit 5. poole, nii et meie üldine tase, sagedustase on siis tõusnud 29 meetri peale. See on väga tore, juba üle poole 5. dimensiooni tasemest, nii et jah, ma tean, et seda mõõdetakse hertsides, aga ma ei jaga sellest midagi, millisest giga või megahertsidest asi seal on, eks ju. Et ma näen seda lihtsalt nivoona ja see nivoo nagu tõuseb kogu aeg ja see ongi tore. Ja nii kallid valgustöötajad ja kõik, kes te olete ärganud, nii et mediteerige, tõstke oma sagedust kõrgemale, nii et ärge jääge sinna kuhugi 3. dimensiooni, võetakse põhi alt ära. Vot niimoodi. Väga hea. Jah, et selline väike, see klipp, mis praegust me tegime, see tuleb pärast Aktuaalset Kaamerat, nii et olge valmis. Okei. Igal juhul tänan, Toomas, ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.